Tere! Kaunist suve kõigile! Mina arborist Heiki Hanso Arborest OÜ-st ja olen Arborestiga siis Timberwolf puiduakkurite maaletooja Eestis. Need tehakse Inglismaal Ipswichis ja siis tellimuse peale saab teile sobiva mudeli siia Eestisse korraldada siis vastavalt, kuidas tarned ja muud asjad on ja vastavalt siis teie soovile. Et siin on praegu Timberwolf mudeli numbriga 230 HB ja teda ajab siis Kubota mootor 4-pütine ringi, diisel ja ilma turbota. Ja selle mudeli siuke fenomenaalne müük tekkis üle Euroopa tänu sellele, et nad suutsid siis selle palju võimu panna siia kergagisse ka. Siis teeks teiega kiire tuuri siin ümber selle masina. Mootor siis on nagu näha on siin selle kopsiku all. Siin on süütemehhanism nagu diiselmootoril ikka, et külmkäivitusel pöörate süüte nagu siis sisse ja siis hoiate siin nagu on vedru natuke pinge all ja siis hakkab see eelsoojenduse süsteem tööle ja siis kui see ära kustub, läheb mootor tööle. Korsten on tal siin ja siis praegu ta on transpordi asendis, kohe paneme ta tööasendisse, aga panen mootori praegu seisma. Ülilihtne on teda hooldada, kuna kõik need määritavad sõlmed on toodud siia kõrvale. Varasematel mudelitel pidi ikkagi neid mootori katteid seal või neid erinevaid katteid siis lahti võtma, et määrida saaks. Ja siis siin on siis see nii-öelda söödakolu, ma korra kasutan seda kätt ka. Teen lahti. Siin on siis need vedruga haagid, mis tõmbad mõlemad lahti ja siis tuleb see hingede peal see söödakolu nagu alla. Ja nüüd, et ohutus on kõige tähtsam selle töö juures, on nüüd sellel mudelil siis toodud need kill switchid siia igale poole, siin pool külje peal, teisel pool külje peal ja siin peal. Ehk siis kui sul on, ma ei tea, nagu ikka puur on oksi ja värki, taskud kuskil ja mingid riided, mis võivad haakida siia siis selle sisse veetava puuaru või oksa külge kinni, et siis saad kas vajutada neid nuppe, kohe kõik rullid ja mootori seisma panna või siis lähed puusaga vastu seda. Et siin samamoodi on siis see lüliti ja vaata siin, et kui vajutad seda, siis jääb rullik seisma, ettevedu kohe peatatakse. Et siin on siis näha ka, et millised asjad siin ohud on, et jumala eest on igasuguseid nupumehi, kes hakkavad siin seda viimast põhja niimoodi siis sisse suruma, et kui tahate jalast ilma jääda, siis võite ju pullida, et saapapaelad kindlasti on need asjad, mis oksa taha kuskil kinni jäävad ja tõmbavad teid jalgupidi siia vahele. Et pean tunnistama, et need on hästi ohtlikud tööriistad ja õnnetusele võimalust anda ja lohakalt töötada ja mitte aukartust omada sihukeste robustsete agregaatide suhtes varem hiljem viib kindlasti siis tõsise õnnetuseni. Siin väikest õnnetust ma ei näe, et siin jääd ikkagi jalast või käest ilma, et on ka palju seda maailma peal juhtunud kahjuks. Nii et töötage turvaliselt ja loomulikult, kui teil on igasuguseid oksi ja arke siin, mis nagu masinast ei lähe, et siis te peate ju mootorsaagi kasutama ja siis mootorsaele käivad ikkagi kõik mootorsae töö turvaliseks tööks mõeldud saekaitsepüksid, saesaapad ja kindad ja siis kindlasti näoga silmade kaitse peab nagunii olema. Mul on praegu päiksekaitseprillid, mis on head suvel töötamiseks, aga teisalt ka siis kõrvaklapid, et seda detsibelli siin liiga palju pole, aga ikkagi väsitab kõrva ära, et siis kindlasti kasutage kuulmiskaitset ka. Ja ma panekski siis siin selle agregaadi nüüd tööle, et ma olen üksi ja muidugi ka need üldist tööergonoomikat aitavad elemendid on alati kasuks sellisel tööl. Seda masinat on mõistlik toita kahekesi. Mina teen praegu siin natukene haked ja mul on puude jaoks multsi vaja ja siis teen ka selle turvalise töö nagu klipi teile siin. Ja töö käigus, eriti kui mingid
ja mingi pajuvitsasi või lehti nagu hakiti, vaat siin on siis see kolu, kus hakkab seda haket välja lendama, et siis on juhtunud vähemalt mul selle varasemate mudelitega, et siit saab seda kolu keerata, enne keerad alt lahti, saab juga sihtida, ainult et juga ei saa siia, vaat siin on see lukusus pandud, et operaatorile näkku ei saa lasta, et siis aga igale poole mujale seda saab keerata, et saab kõrvale maha autokasti ja siit saab siis seda juga nagu üles alla keerata, et siis ta lendab sinna võimalikult, kuhu teil just soov on ja seda siis toru saab, kui selle kruvi keerad lõpuni lahti, juhul kui lööb nagu siit selle toru täis ja enam midagi ei tule, mootorist hakkab sinist tulema juba selle lõikuri koda ja väljaviske ketas on siin sees, et siis sealt on täis kittinud selle, on juhtunud, et eriti just märja ja mingi pajuvitsad või ikka peenike kraam, vaata kui seda suurt puitu ei ole, mis tal jõuga välja aitab seda visata, et siis tuleb see toru siit lahti keerata, teine inimene hoiab, võtate selle ära, tõmbate käega siit sodi välja ja siis terade ruumi saab lahti nagu siit, see kruvi või mutter ja see mutter. Selle lahti, siis tuleb see sahtel välja ja siis näete juba seal taga on need terad ja värgid, et siis seda on väga-väga lihtne ja diisel käib siis siia ja siis hüdroõli on seal, aga see pole, ma arvan, praegu vajalik teada, et küll aga diislit on tarvis lisada, et paak liiga suur ei ole ja aku on tal siin taga ka peidus niimoodi, et siis need asjad on need niisugused jooksvad selmed, mida peate teadma. Ja kui te seda Arborestist soovite rentida, siis loomulikult see on kõik teie vastutada, et kui te tagurdate kuskil kändude värki vahel, siis saatke oma paarimees siia juhendama, et ei tagurda kuskil otsa ja sõida stanget taga kõveraks ja tulesi puruks ja nii nagu siin kipub ikka juhtuma või porilaudu puruks, et siis muidu teete endale tühja kulu ja tüli majja ka veel kõige lõpuks. Et aparaat on hästi tõhus ja teeb palju tööd ja siis kõik, kes soovivad seda rentida, et saavad seda teha, aga et siis vastutus on 100% rentijal, kõik mis puudutab siis seda, mis siin need töökultuuri on. Nii ja siia ma panin lihtsalt mingid kõrgendused praegu ja siia kasti, siis ma hakkan kohe. Seal on ju, et kõik mis sisse mahub põhimõtteliselt hakib ära ja see, aga ise arvan, et tugev puit jalakas saar, tamm, et siis pole mõtet seda 16 sentimeetrist maksimaalset puitu sinna nagu sisse kangutada, et see lihtsalt lõhub masinat, et selle saate juba vabalt ju ka kütteks saada ja siis kindlasti ei tohi siit nagu, et umbes riisute sealt nagu selle oksasodi kokku siin kivide ja okastraadi ja mingite raudkronsteinide ja telliskivide ja asjadega, et siis viskate lumelabidagi siia põhja seda, et see on teradega masin ja nii nagu mootor saelased kivisse, terad on nürid, enam ei lõika ja siis ongi sellega nagu sama asi, et olgu see akur nii hea kui tahes, kui te terad keerate pekki, et siis ta enam ei haki. Et siis tuleb terad vahetada ja on jälle gaas on tal siin, et see peab olema täiesti põhjas, siis käivad sisseveorullikud ringi, muidu ei tööta, et see on sageli, kui jääb siia poole peale või mingi oksaga või keegi siin riputab palitu peale või midagi ja ei ole nagu täitsa põhjas, et siis ta enam ei tööta. Ja siis, kui kogemata läheb see nupp alla, siis ei tööta ja siis, kui midagi, siis panete siit rullikud tööle ja kui mingi oksaarg läbi ei lähe, et siis selle sinisega sülitab välja, ja sülitab välja, siis rullikud ise nagu sinnapoole vedama ei hakka, et siis vajutate uuesti siia, et teisel pool on sama pult ja siin pool on sama pult. Nii, nüüd masin töötab, nüüd tuleb panna tal gaas põhja
gaasjoob on seal nagu näitasin just ja siis lööb pöörded ülesse. Äge. Ja nüüd paneme rohelised numbud. Nüüd paneme selle teise suure, ma ei tea, kas te enam kuulete, aga nüüd paneme selle suurema siia. Kuna mul on akent kohast vaja, et paneme ühe lepa. Nii, hakkepuit on siis üldtuntud kasutusalas ikkagi energia asi, on ju. Aga käis vähegi käpad mullaseks endal teevad, et need teavad, et hakkepuit on nagu ülihea multsimistöödeks. Aia pidamises, maasikate alla, vaarikate alla, eriti hea punane lepahake laguneb, tekitab mõnusaid toitaineid, lämmastiku värki, mida taimedel on ülihea vaja. Aga siis ka üks asi, mis on väga tähtis, et hakkepuitu kasutatakse multsina siis ümber istutatud taimede, et niiskus säiliks mulla sees ja maa sees ja mikroorganismid saaksid seal hästi, eriti põuastel aegadel siis oma tööd teha, mis on jälle taime kasvuks hädavajalik ja siis loomulikult ka, kellele siis ei meeldiks sörkimas käia hakkeradade peal, terviseradade peal kuskil, et see on väga hea toode. Seda saate kaarautost kalli rahast osta, aga kui on endal puiduhunnik, mis jaakurisse mahub või oksahunnik, siis saate seda kõike teha tunduvalt soodsamalt ja siis ka kasutada oma puitu. Nii et mul on selline kallurkastikas, et mina hakkan siia ja siis saan seda transportida, kuhu just isu on ja kuhu just tarvis on. Kõike ilusat!